Tere kõigile, kes meid teisel pool ekraani täna vaatavad. Minu nimi on Triin ja siit täna alustab meie Saue Noortekeskuse esimene podcasti episood, mille nimeks siis on Life Tips. Selle kuu teema on looming ja me oleme kutsunud siia väga loomingulise naise, Liina Ariadne Pedaniku, kes on siis laulja, mõnda viisi võib öelda isegi näitleja, YouTuber, sisulooja, kuid usun, et ta räägib sellest kindlasti ise edasi. Kuidas sa kirjeldaksid ennast, millega sa kõige rohkem tegeled? Ma arvan, et kuna neid ametinimetusi on niivõrd palju, siis muusika on ikkagi see, mis minu jaoks on kõige südamelähedasem ja kuna sellest mul kõik siis ka alguse sai ja sellega ma olen põhimõtteliselt terve oma elu tegelenud, siis muusika on see, mis mul endale kõige rohkem korda läheb. Ja YouTube'i asjadega me väga palju enam siis aktiivsemalt tegelenud ei ole, et rohkem olen panustanud siis sotsiaalmeedia poole peal sinna TikToki ja Instagrami. Aga jah, laulmine ja muusika tegemine on minu jaoks hetkel kõige tähtsam. Aga kuidas sa leidsid oma tee muusika nimi, kuidas see kõik üldse algas? Minu ema on lauluõpetaja ja minu emal on ka oma laulustuudio olnud juba aastaid ja kuidagi hästi orgaaniliselt leidsin ma tänu temale siis tee muusikani ja kuidagi hästi tore oli ka see kodus, et mind kunagi ei sunnitud niimoodi, et mu ema alguses arvas, et ma ei oska isegi viisi pidada, kui ma väike olin, kui ma tahtsin lauluvõistlusele minna. Nii et see oli selline kuidagi hästi loomulik, et mina pigem ise näitasin huvi üles, et ma tahaksin tegelikult laulda ja 3-aastaselt käisin ma ka oma esimesel lauluvõistlusel siis. Et hästi selline tore kasvatus oli, et ema suunas, aga ta kunagi ei sundinud, et mul oli selline väga tore armastav kodu, et nad siis inspireerisid mind tegelema ja leida siis tee täpselt selleni, mida ma tõeliselt ise armastan. Kui muusikani viis tee juba 3-aastaselt, siis kuidas see kooli poole pealt väljendus? Olid sa mõnes spetsiaalses muusikaklassis või õppisid mingit pilli või kuidas see sealt nagu arenes edasi? Ma tegelikult hakkasin, kuna mu vend hakkas ise kitarri õppima, siis ma võtsin ka temalt eeskuju. Mul on vend on 11 aastat minust vanem, nii et me oleme parimad sõbrad, kõike, mida tema ette tegi, mina tegin kohe järgi. Ja kui ma olin ise kitarri hakanud õppima, ma selliseid lihtsaid akorde enam-vähem oskan, siis 5. klassis ma ütlesin emale ja isale ka, et ma nüüd tahan minna muusikakooli ja ma tahan minna trompetit õppima. Nii et see oli selline väga vahva, kuidas öelda siis, avastus minu poolt, et ma isegi ei teadnud ega mõelnud selle peale, et ma tahaksin minna muusikakooli. Ja kui meil koolis oli siis muusikapäev, kus erinevad puhkpille meile näidati ja neid mängiti meil siis saalis, siis ma kuidagi leidsin ennast seda trompetit jillitamas, et nüüd see on see pill, mida ma kindlasti õppida tahan. Ja ma olin ainuke tüdruk, kes seda seal õppis, nii et natukene üksik olin, aga ei ole hullu. Kuidas nüüd nii-öelda ekraani taga noori inspireerida, et kuigi sa olid ka, ütlesid, et sa muusikakoolis trompetis, siis tüdrukutest suht ainuke, et mis sind ikkagi andis seda motivatsiooni, et ma ikkagi püüan edasi ja ma ikkagi õpin edasi, et isegi kui sul võib-olla nii-öelda tüdrukutest sõpru seal ei olnud ja kõike seda, et mis sind ikkagi nagu viis edasi? Ma arvan, et mul oli ikkagi armastus selle pilli vastu ja see, et ma sain midagi uut õppida täiesti ja see, et ta tegelikult see ei ole üldse lihtne pill, see on üks kõige raskemaid puhkpille, mis eksisteerib ja ma väga palju pisaraid valasin ka seal pillitundides, et kuidagi see tahtejõud oli ikkagi nii suur, et ma pean proovima, ma pean saama, ma tahan sellega hakkama saada ja siis ma nutsin ka muidugi sellepärast, et ma läksin enda peale juba närvi ja vihaseks, et ma ei saanud millegiga hakkama. Ehk siis ma olen alati olnud selline perfektsionist, aga kuna pigem on selline, et kui ma võtan endale midagi eesmärgiks, siis ma tahan selle kindlasti ära teha. Et see, ma arvan, ongi, et kui sa tõsiselt armastad midagi, ükskõik kui raske see ole, ükskõik kui üksildane sa vahepeal ei ole läbi nagu sellel teekonnal, siis tegelikult minu arvates see on hästi oluline, et sa ikkagi, kui sul vähegi võimalik on, sa surud läbi, sest et see, kui sa ühel hetkel selle käppa saad, siis see tunne on imeline. Kui tihti sa praegu selle pilliga musitseerid?
Juures mitte üldse. Ma õppisin seda 4 aastat ja siis ma sain aru, et ma tegelikult tahan rohkem laulmisesse aega panustada ja sellega edasi tegeleda rohkem süvitsi, siis tegelikult trompetit ma ei olegi nüüd ikka aastaid praegu mänginud, et huvi on olemas. Ma tean, ma olen vaadanud küll palju, et kus ma saaksin võib-olla, ma ei tea, 1 päevaks rentida trompeti, et ma saaksin seda uuesti proovida, sest et tegelikult kõik on mul lihasmälus, on mul sees ja ma mäletan väga hästi, kuidas see käis. Et ma väga tahaks seda uuesti teha, aga mul lihtsalt ei ole hetkel aega olnud. Kõigil, kellel kodus seisab mõni trompet, siis kirjutage Liinale, ta võtab teilt selle laenuks. Aga kui muusika jaoks on vaja mingeid emotsioone ja et ennast väljendada, siis kas sul on kogu aeg lihtne laule kirjutades või lauldes ennast nii-öelda enda mõtteid ja tundeid laulu panna? Ei, üldse mitte. Mina alguses, kui ma üldse hakkasin laulu kirjutamisega tegelema, siis ma küsisin kõigilt nõuga, kõik, kes on väga head laulukirjutajad Eestis, et kuidas ma üldse alustan laulu kirjutamisega, ilma et see ei kõlaks väga halvasti. Ja alati siis see nipp, mis ma sain sealt, oli see, et lihtsalt alusta. Aga minu jaoks ei aidanud mind väga kusagile, et ühel hetkel tegelikult ma hakkasin laulu kirjutamist rohkem õppima ja seda kõrvalt vaatama, kui ma läksin siis Sony Musicu plaadifirma alla ja ma hakkasin enda laule kirjutama Soomes. Nii et põhimõtteliselt kõik laulud, mis mul on praegu väljas, tegelikult ongi kõik Soomes kirjutatud ja seal ongi niimoodi, et ma lähen sinna hommikul, me hommikul saame kokku stuudios, sul on siis produtsent, kes on siis ehk siis engineer, kes siis tegeleb sellega kõik, mis on arvuti taga. Ehk siis tema teeb sulle selle tausta valmis ja kõik, mis seda puudutab, vahepeal natuke kirjutab ise ka. Ja siis on topliner, kes on siis laulukirjutaja, kes on sulle alati abiks. Ja tänu sellele, et ma siis hakkasin seal Soomes käima ja ma hakkasin nägema, kuidas need siis selle ala profid kirjutavad muusikat ja kirjutavad laule. Ma õppisin hästi palju sealt kõrvalt. Et see tegelikult oli minu jaoks selline hästi silmi avav protsess. Ja kõik esimesed laulud, mis ma ise olen kirjutanud üksinda, on väga halb. Need ei kõlba mitte kusagile. Aga just see tunne ka, et kui sa sinna Soome lähed ja siis ma istun seal ja ma mõtlen, millest ma tahaksin kirjutada ja ma mõtlen, et okei, kui see lugu tuleb nüüd hea, siis ma pean seda esitama väga pikka aega. Ehk siis ma tahaks, et mul oleks ikkagi mingi isiklik side sellega. Ja point on selles, et sa pead ennast avama selle võib-olla 10-15 minuti jooksul, mis sa kõigepealt sinna stuudiosse lähed, küsid, tutvud uute inimestega, küsid, kuidas nende päev on läinud ja siis sa pead põhimõtteliselt ütlema, millest sa kirjutada tahad. Ja kui see on väga selline isiklik teema, siis sa peadki olema valmis ennast nüüd kohe avama seal nendele täiesti võõrastele inimestele. Et alguses see tundus kindlasti hirmus, aga nüüd ma olen sellega ära harjunud, sellepärast, et tegelikult kõige õigema ja kõige parema laulu sa saadki alati siis, kui sa paned midagi nii-öelda tükikese endast sinna laulu sisse. Et isegi näiteks, kui võtta minu laul Running Without You, siis see on armastuslaul, aga see otseselt rääkis sellest sellel hetkel, et kuna mul on olnud seljaoperatsioon ja ma tunnen, et minu mitmed siis sellised tervisevead on mind alati tagasi hoidnud, siis ma tahtsingi panna selle natuke teise võtmesse, et paljud teised inimesed saaksid sellega ka samastuda. Ehk siis see on armastuslugu, kuidas keegi hoiab sind tagasi ja sa tunned, et sa ei saa teha päriselt vabalt seda, mida sa ise teha tahad, kuigi tegelikult minu jaoks on sellel täiesti selline teistsugune tähendus. Nii et ta on keeruline, aga see alati viib palju parema tulemuseni. Kui alati peab kuskilt saama inspiratsiooni, kas siis enda kogemustest või mingitest asjadest, mida sa ümberringi näed, mis on selle sinu inspiratsioon või kes on olnud sinu jaoks inspiratsiooniks? Kindlasti on minu enda elu ja kõik see Marti ilmselgelt, aga Martiga on selline asi, et tead, on ainult nii palju kordi, kui sa saad kirjutada väga õnnelikku armastuslugu, sest et meil ei ole probleeme, me ei tülitse ja ma ei saa kirjutada sellist võib-olla natukene
kuidas öelda siis, mingist armastuse probleemist või sellisest otseselt kirjutada, sest et sellest ma ei saa inspiratsiooni enda elu pealt, kuna mul on kõik super hästi, mis on jällegi väga hea, aga laulu kirjutamise mõttes natukene keerulisem. Aga ma kuulan hästi palju audioraamatuid, et kuna ma tihtipeale ei taha lugeda ja istuda maha, vaid ma kuulangi audioraamatuid siis, kui ma ei tea, koristan, sõidan autoga, kõnnin kusagile, siis audioraamatud on minu jaoks väga selline hea koht olnud ka, kus saada inspiratsiooni. Ja muidugi kõik, mis minu ümber toimub, et minu sõprade elus ja kõik see, et kui minul ongi võib-olla, ma tunnen, et okei, mul on natuke liiga igav elu, et ma ei tea täpselt, millest kirjutada siin hetkel, siis tegelikult inspiratsiooni on igal pool ümber. Kust sa soovitad noortel muusikutel alustada? Et võib-olla see tahe on olemas, aga samuti võib-olla laulud, kui kirjutada ei tule head või ise ei tunne ennast kindlalt, et mis on see miski, mis võiks neid motiveerida? Ma arvan, et see ongi see teadmatus, et sa ei tea kunagi, mis järgmine päev juhtuda võib. Et minul oli näiteks see, et ma alustasin YouTube'i coverite panemisega, ehk siis ma postitasin erinevaid covereid ja enda teada ma alguses postitasin neid siis, et ma kasutan YouTube'i, ma panen sinna videod üles ja ma jagan Facebooki oma sõpradele, kuna sellel hetkel oli Facebook väga suur asi, nüüd on seal ainult emad-isad, aga ma ikkagi tegin seda ja endale teadmata ma tegelikult ühel hetkel, kui ma tulin koolist koju, ma vaatasin, ma kerisin Facebookis alla ja ma märkasin, et Sky Plus on postitanud minu coveri enda Facebooki lehele. Ja see oli minu jaoks selline hästi kuidagi šokeeriv olukord, et ma enda arust lihtsalt panin selle üles, et see lihtsalt teeb oma asju seal. Aga see, et keegi võib lihtsalt sattuda sellele peale ja sealt võivad tulla täiesti uued kogemused sinu jaoks. Et tänu sellele kartuuni mashupile, mis ma panin nüüd pea juba 6 aastat, 7 aastat tagasi isegi, siis tänu sellele mul avanes võimalus minna stuudiosse produtsendiga, tänu sellele ma sain Eesti Laulule, et kõik mingid sellised väikesed asjad, et sa tegelikult kunagi ei tea, milleni üks väike lüke, mis sa teed, võib viia. Ja see on minu jaoks nii põnev, et see on suuresti ka see, et miks ma teen muusikat ka inglise keeles, on selle jaoks, et iga uue lauluga, mis ma välja lasen, see näiteks, kas see jõuab rohkem Soome, kas see jõuab rohkem Rootsi, Läti, Leetu, et seal on nii palju uut ja põnevat veel, mis on minu jaoks ka selles maailmas avastada. Et lihtsalt alustadagi panna kas siis TikToki, YouTube'i erinevaid covereid ülesse ja lihtsalt harjutada, kirjutada enne 20 lugu vähemalt, kui mitte rohkem, 50 lugu vähemalt, ilma et sa võib-olla siis neid kusagile kohe postitaks, sest et nagu alati ka YouTube'i videotega, kõik esimesed videod, mis sa teed, on väga halvad. On väga halvad. Ja samamoodi ka lauludega, et sa lihtsalt harjutad, vaatad ja näiteks tegelikult kõike saab õppida ju tänapäeval ilma, et sa peaks minema otseselt kusagile hästi õppima. Kõik on sul internetis kättesaadaval. TikTokis on nii palju lahedaid inimesi ja muusikaõpetajad, kes räägivad, kuidas alustada laulu kirjutamisega. Et lihtsalt ammutada seda inspiratsiooni ja erinevaid teadmisi siis nendest kanalitest, mis on sulle kättesaadavad. Kui me nüüd laulu kirjutamise teemat natuke puudutasime, aga kui minna nüüd laulu kirjutamist edasi, et sa oled laulu valmis kirjutanud, juba neti igale pool üles pand, kõik juba kuulavad, siis tuleb seda üks hetk esitada. Kuidas on lavanärviga lood? Minul olid need väga kohutavad. See oli õudne ja ma tegelikult käisin, kui ma olin 16, siis ma läksin Superstaari saatesse just selle eesmärgiga, et saada üle lavanärvist. Sest et ma mõtlesin, et kuidas ma sellest üle saan, kui ma ei viska ennast reaalselt pea ees vette. Et minu eesmärk ei olnud sealt kusagile jõuda, kusagile kaugemale saada, sellepärast, et kõigepealt enne, kui sa üldse sinna kohtunike ette saad, sul on eelžürii, mida mina isegi ei teadnud. Nii et sa kõigepealt lähed eelžürii juurde, siis nemad vaatavad, kas sa oled üldse vääriline, et kas sa saad sinna päris kohtunike ette ja siis telerisse. Aga see kõik Superstaari kogemus minu jaoks oli niivõrd oluline, et kuidas tulla toime kaamerate ees, kuidas tulla selle närvipingega toime, et sa päriselt seisad inimeste ees ja laulad ja sul on, vaatavad sulle otsa näkku, sul on mingi
3-4 kaamerat igal pool ümberringi ja ma tunnen, et pärast seda tegelikult ma olin nii suure kogemuse võrra rikkam, et see oli jah, minu jaoks on lihtsalt see, et mida rohkem sa harjutad, seda mugavamaks sa saad sellega, et kindlasti ma ikka veel närveerin enne, kui ma lavale lähen, aga väike närv on alati hea, liiga mugavaks ei tohi muutuda. Kui täna nüüd võtta, siin on meil päris mitu kaamerat, mis meid vaatavad, siis et kuidas sa ennast kaamera ees tunned, kas sa tajud seda, et nad on seal või sa võtad seda täiesti nagu null, et lihtsalt räägid või kuidas sa praegu ennast tunned selles osas? Ma üldjuhul ei pane väga kaameraid tähele, kui ma ausalt ütlen. Et alguses, kui ma Martiga alustasin Marti plus Liina kanalit, siis kaamera ees olemine oli väga hirmus. Nagu siin juba kõigest jutust on kuulda, kõik oli minu jaoks väga hirmus. aga lihtsalt see, et ma saan kuidagi, ma ei tea, ma ei kujuta ette sellel hetkel, kui ma näiteks kaamerat vaatan või kaamerasse räägin, et seal taga on, ma ei tea, näiteks, kui meil osasid videoid vaatas võib-olla 40 000 inimest, ma ei suuda seda elu sees ette kujutada. Et ma pigem võtangi seda sellisena, et see on üks inimene, kellele ma räägin ja ma otseselt ei vaeva ennast selle tagamõttega, et kui palju inimesi tegelikult seda näha võib. Et lihtsalt selline kuidagi hästi lähedane side saavutada kaameraga. Et see on minu jaoks hästi oluline olnud alati, et olgu selleks kas siis YouTube'i tegemine, TikToki, võib-olla mõni teleintervjuu isegi. Et ma pigem jah lihtsalt ignoreerin seda. Ma ei mõtle selle peale, kui paljud seda näha võivad, sest et ma tean, et ma lähen paanikasse siis ja ma meelega ei lase ennast siis nii kaugele minna. Kui nüüd minnagi YouTube'ist ja muusika just natuke teise ala peale, siis sinu kohta öeldakse sisulooja. Mis see sinu jaoks tähendab ja kuidas seda defineeriksid? Sisulooja on nii palju parem termin kui influencer, sest et mina ei mõjuta mitte kedagi. ma ei taha olla see, et nüüd ma kuidagi mõjutan kedagi midagi tegema. Et sisulooja ongi pigem see, et ma armastan luua sisu, ma armastan teha videoid, ma armastan teha pilte ja ma jagan seda teistega. Et see on minu jaoks sisulooja. Paljud siis nii-öelda sisuloojad ütlevad tihti, et neile ei meeldi, kui neid kutsutakse suunamudijaks. Kuidas sina selles osas ennast tunned? Ei, mulle ka ei meeldi. Suunamudija, ma arvan, et see ongi see, et tegelikult mina ei mudi mingit suunda. See on nii veider eestikeelne sõna minu arust üldse. Et sisulooja on kuidagi selline rohkem kuidagi kõike haaravam sõna. Et ma loon sisu, teised vaatavad seda. Et ma teadlikult ei ole niimoodi, et nüüd ma kuidagi suunan ja mudin mingit asja, et nüüd mul on mingid jälgijad ja kõik peavad nüüd tegema täpselt nii, nagu mina tahan. Et sellist asja ei ole, et pigem ongi see, et ma loon sisu ja inimesed, kellele meeldib minu sisu, jälgivad nendega ma saavutan, siis mis minu arust nii lahe asi on sotsiaalmeedia puhul tegelikult ongi see, et sul on kahepoolne suhtlus enda jälgijatega. Et seda ma tõesti armastan sotsiaalmeedia puhul, et ei ole ammu enam seda, et kui sul on artist või keegi on kusagil kaugel ära ja sa võib-olla saadad talle fännikirju, siis sa ei kuule temast elu sees tagasi, vaid see, et ma saan inimestega grupi chatides suhelda, ma saan kommentaaridele vastata, et see on päriselt selline kahepoolne suhtlus ja läbi selle on võimalus nii palju uusi tuttavaid saada. Instagram on alati selline kahepoolne asi, et on väga palju positiivset, aga kindlasti ka negatiivset. Kuidas sul on olnud nende negatiivsete kommentaaridega ja võib-olla mingite märkustega, mida tehakse, et kas seda pigem on palju või vähe või? Pigem ma ütleks, et minu puhul on vähe, et mingi aeg oli kindlasti rohkem, kui ma üldse siis Martiga kokku läksin ja kõik see 5 aastat tagasi, et siis oli natukene rohkem, aga ikkagi võrreldes nii-öelda üldpildis, siis seda oli ikkagi vähe. Et mul on sellega õnneks vedanud, aga ma olen ka väga aktiivne blokeerija. Nii et mul on TikTokis igal pool ka, mida mina kõigile noortele soovitan, on ka see, et kuna TikTok tegelikult on kõikidest platvormidest, ma ise tunnen, on võib-olla kõige rohkem siis toksik,
ehk siis inimesed on seal natukene rohkem õelamad, sinu sisu jõuab teinekord inimesteni, kelleni võib-olla sa isegi ei arvanud, et su sisu jõuab ja kui nemad ei tea sind, siis nad lihtsalt automaatselt võivad jätta väga negatiivseid kommentaare. Et mina soovitan lihtsalt ära panna, märkida need sõnad, mida sa ei taha, et kommentaaridega sinu postituste alla jõuaksid ja tänu sellele nagu sinu kommentaarium on palju ilusam. Et mina olen sinna pannud igasugu roppusi, negatiivseid sõnu, mida ma tean juba, et mida võidakse kasutada siis negatiivsemates kommentaarides ja tänu sellele, et nad ei jõua sinna, teeb see minu olemuse palju paremaks, minu kuidagi sellise kogemuse läbi TikToki palju mugavamaks ja paremaks. See on tõesti noortele, kes selles alustavad, väga hea soovitus, et lihtsalt blokeerida ja mitte lasta endal sellest mõjutada. Aga kindlasti Instagramiga seoses tulevad kohe ette ka koostööd. Milline oli sinu esimene koostöö? Issand, ma ei mäletagi. Ma arvan, et see oli äkki Sportlandiga oli selline esimene suurem koostöö. Et siis, kui ma Eesti Laulule sain, siis Sportland kohe tuli mu juurde, oli nii, me tahaksin treeningkampaaniasse, nii et see oli pigem selline esimene koostöö ja mul on tõsiselt hea meel, et Mart oli minu kõrval, kes aitas mul siis navigeerida seda kõike koostöömaailma, sellepärast et see on päris keeruline, kui sa teed seda siis esimest korda ja sa võib-olla ei saa väga hästi aru täpsemalt, kuidas see kõik toimima peaks, nii et tänu Martile ma siis kuidagi suutsin selles hästi navigeerida, nii et see oli hästi. Kuidas sa praegu koostööd valid? Koostööd ma valin alati selle järgi, mis mulle endale päriselt meeldib. Et ma ei taha jagada mingit toodet või ma isegi ei taha võtta vastu raha kelleltki, kelle toodet ma tegelikult ise ei kasuta. Et see ei tundu minu jaoks loogiline ja samamoodi, kui on näiteks mingid, kas siis nahahooldustooted või ma ei tea, mingid toiduained, mida iganes, et ma pean saama enne proovida seda, sest et ma tunnen, et minu südametunnistus on liiga suur, et ma ei saa olla lihtsalt niimoodi, et nii, nüüd ma näitan teile, mis asi see siin on ja jagan teile ja teen selle brändiga koostööd, kui ma isegi võib-olla ei ole seda proovinud, et see kuidagi ei tundu loogiline minu jaoks ja oluline on jääda hästi autentseks endale. Kui nüüd minnagi kindlasti need platvorme, mida sa kasutad on väga palju ja me täna puudutamegi mõningaid, mida sa siis teed, siis võib-olla paljud noored fännid tunnevad sind YouTube'ist. Kuidas see kõik algas? No mina ise olen väga suur YouTube jälgija olnud juba pikka aega ja YouTube on olnud selline platvorm minu jaoks, mida mina olen siis teleka asemel vaadanud, et kõik need kõige esimesed YouTuberid, kes kunagi alustasid, kui mina olin, ma ei tea, 4.-5. klass, siis mina hakkasin neid jälgima ja YouTube on olnud minu üks lemmikumaid platvorme ja kui ma hakkasin sinna ise oma covereid panema ka, ma mitte kunagi ei oleks arvanud, et ma suudaksin ise teha kunagi sinna sisu. Ma ainult, kuna mul on alati väga palju meik meeldinud ja meigi tegemine ja kõik, mis sellega kokku läheb, siis ma alati, kui ma valmis sättisin ennast, siis ma tegin seda, et ma tegin peeglisse ise, et ma nii unistasin sellest, aga ma elu sees ei arvanud, et minul võiks olla midagi, et ma saaksin teha sellist asja. Ja kui ma Martiga tuttavaks sain, siis ma kuidagi tekkis meil ideed, aga mis siis, kui me alustame vlogikanalit aga ühel hetkel mina võtan siis selle üle. Aga me kunagi ei arvanud seda, et inimestele tegelikult meie kahe kooslus võib nii palju meeldida, et me lihtsalt lõpuks tegime seda niimoodi 4 aastat järjest. Et seda oli päris palju, kui ausalt öelda, et 4 aastat jagada siis detaile enda elust ja avalikult, aga samas ma ei muudaks mitte midagi, sest et see oli tõesti imeline aeg ja ma mäletan neid esimesi videoid, see kõige esimene video meie YouTube kanalil, kus ma lihtsalt enamus ajast lihtsalt naeratasin kaamerasse ja mitte midagi ei olnud. Ja siis Marti pidi rääkima hästi palju ja kui siis võtan mingid viimased videod, kus mina enam Martil rääkida ei lasknud, sest et mina kogu aeg rääkisin temast üle. Et see on selline hästi tore viis olnud läbi YouTube'i siis ka ennast
endaga mugavamaks rohkem saada, sest et sa tegelikult ju, kui sa monteerid neid videoid, sa jälgid iga väikest asja enda puhul. Et see võib olla vahepeal natukene selline, ma ei teadnud, et mu hääl selliselt kõlab, kui ma räägin või ma ei teadnud, et ma selle nurga alt selline välja näen. Et see on selline hästi suur enese tundma õppimise protsess, mis YouTube'iga tegelikult kaasas käib, kui sa teed seda regulaarselt. Aga see on väga selline kasulik teinekord ja ma ütlen ausalt, et tänu YouTube'ile ma olen saanud palju-palju enesekindlamaks. Ütleme, kui te alustasite YouTube'iga ja tegite seda paar aastat ja tegite seda üpris tihedalt, mis nüüd juhtunud on? Tead, me ei jaksanud enam esiteks ja kuna meil suuresti oligi see, et kui me vlogisime, siis me näitasime, kus me käime, mis me teeme, aga kui koroona tuli vahele, siis me saime aru, et me vist oleme läbi põlenud ja me ei jaksanud enam teha seda kodu keskelt, seda vlogi, millele tegelikult me ei suutnud enam midagi uut juurde pakkuda. Ja meil tekkisid sellised väikesed võib-olla tülid, mitte isegi tülid, vaid vaidlused selle kohta, et mina jätsin kaamera maha tihti peale, sest et ma unustasin ära või ma ei mõelnud selle peale ja siis me jõuame kusagile kohale ja siis Marti küsib mu käest, et Liina, kas sa kaamera võtsid? Siis ma ütlesin, oi, ma unustasin. Ehk siis me nagu tundsime, et see segab meie kuidagi juba suhtetasandid ka natukene, et me ei taha viia seda nii kaugele, et see päriselt hakkab meie suhet ühel hetkel segama, et need olid sellised väga väikesed sõnelused, aga mitte midagi hullu. Et me pigem saime sellele nagu enne jälile, et võib-olla on parem mõte, kui me teeme natuke pausi vahepeal. Et kuna me olime seda tõesti nii kaua juba teinud ja iga hetk, mida sa vlogid, iga hetk, mida sa jagad, et isegi kui sa mõtled, et okei, nii, nüüd me läheme ilma kaamerata kusagile, me teeme midagi, mis on lihtsalt meile kahele, siis ikka kusagil kuklas sul käib see mõte, et issand, aga see oleks jube hea content, me peaksime seda jagama, sest et me võib-olla ei tee midagi nii põnevat tükk aega enam ja kuidagi see oli kogu aeg selline väike pinge peas oli olemas sellega, nii et mul on tegelikult päris hea meel, et me seda enam niimoodi sellisel viisil ei tee, aga kes teab, võib-olla kunagi toome tagasi. No ma usun, et paljud jäävad seda ootama. Aga kuidas sa nüüd lõppkokkuvõttes ütleksid, et kogu selle YouTube'i aastatega, et kui palju see sind muutnud on? Meeletult palju sellepärast, et ma ikkagi väga tagasihoidlik olin enne ja ma kuidagi tunnen, et kõik see protsess, et ma jagan ja ma avan ennast enda elu sellisel viisil kriitikale ja kõik see protsess ka, et kui ma tõesti, nagu ma eelnevalt mainisin, et kui sa monteerid ennast, siis sa näed, oi, selle nurga alt ma võib-olla ei arvanud, et ma selline välja näen või et ma ei tea, et mu hääl selliselt kõlab. Et see on väga suur selline enese õppimise protsess ja ma tunnen, et tänu sellele ma olen saanud väga palju enesekindlust juurde endale. Et ma olen kuidagi saanud palju mugavamaks sellega, kes ma ise olen ja muidugi tagantjärele ma mõtlen, et mul on nii hea meel, et meil on kõik need videod alles sellepärast, et alates sellest, kuidas me Bella võtsime, siis kõik mingid sellised erilised hetked on meil jäädvustatud, et mina tegelikult soovitan kõigile. Videod on nii palju paremad kui pildid. Nii et isegi kui sa ei taha panna videoid YouTube'i ülesse, siis lihtsalt filmi, kas või pane kokku, nii palju erinevaid lihtsaid äppe on tegelikult tänapäeval, mille abil panna videoid kokku, et kas mingid reisid või mingid mälestused, mida sa kindla peale tahad mäletada ja lihtsalt pane nad kusagil ära, pane nad kusagile kõva kettale, arvutisse jäta ja see on nii tore hiljem tagasi vaadata, sellepärast et see emotsioon, mis sa videotelt saad, on nii palju parem kui piltidelt. Ehk siis nüüd lähevadki ikka videod salvestama. Aga kui nüüd puudutada natuke sind ja ma olen märganud, et sul on väga palju tätokaid. Kas neil on mõte? Mul osadel on mõte, aga ma arvan, et ilmselgelt see kass, kes mul on käe peal, kellel on konnamüts ja konnasussid, tema suurt tagamõtet ei ole. Et selle ma tegin endal siis, kui ma nägin Halloweenil on siis tehakse sellised flash daysid, kus siis erinevatel
tätoveerijatel on oma need kavandid on juba valmis ja kui ma nägin seda kassi, siis ma vaatasin sellele kassile otsa ja ma ütlesin, ma pean selle kassi endale käe peale saama. See on nii nunnu ja see on esimene selline võib-olla eksprompt tätoveering, mis ma teinud olen ilma, et ma oleks pikemalt siis mõelnud, et okei, see on see, mida ma päriselt teha tahan. Aga ma arvan, et see, millel mul võib-olla kõige rohkem tähendusi on see, kus mul on mäed ja siis on mul väike vanker ja see on mul vennaga samasugune, sellepärast, et mu vennal on suur vanker ja minul on väike vanker. Ja siis samamoodi siin on mul Infinity märk ja love kirjas, mis on siis minu kõige esimene tätoveering, mis ma tegin emaga koos samasugused. Minu emal on nüüd ka tänaseks juba vist mingi 4 tätoveeringut, nii et see on selline päris naljakas. Vot, need on minu võib-olla kõik sellised kõige suuremad. Ja muidugi B-täht, mis on Bella. Minu esimene laps, karvane laps, aga ikkagi laps. Kuidas su ema alguses tätoveeringutesse suhtus? Ta kusjuures pigem oli see, et ema oli rohkem avatud, sellepärast, et mul oli tõesti see hea taktika, et ma tahtsin teha, ärge võtke minust eeskuju, oodake, kuni te olete täisealised, enne kui te tätoveerima hakkate. Aga mina jah ütlesin emale, et ma olin 16 sellel hetkel, või olin 15, 16, ma ei mäletagi. Ei, ma olin vist ikka 15. Igatahes, see selleks. Ja ma ütlesin emale, et ma tahaksin väga tätoveeringut teha ja mu ema on alati näinud, kuidas ma olen nende markeritega koolis alati joonistanud enda käe peale. Kunagi olid mingid sellised keelpastakad, mis olid nagu tätoveerimispastakad, mis müüdi kusagil laste kontoritarvete poes, lastepoodides ja millega ma tegin alati oma klassikaaslastele ka erinevaid joonistusi käe peale, nii et mul on alati olnud väga suur huvi tätoveeringute vastu ja kui mu ema ütles, et okei, teeme koos, siis ma olin nagu, issand jumal, ostan esimese tätoveeringu ja muidugi ta arvas, et see lõpeb seal. See ei lõppenud seal, neid tuli edasi, aga isa pigem oli see, isa on mul selline natukene heas mõttes vanamoeline, et temal on hästi selline klassikaline vaatepilt maailmale ja tema pigem ei ole algusest saati olnud selline suur pooldaja tätoveeringutel, aga nüüd tal on täiesti ükskõik, sest et kui me vaatame ka Martil on mõlemad käed täiesti täis tätoveeritud, et nüüd ta saab aru, see on okei ja, et pigem ema on selline, et ta alguses oli juba ka natuke läbilise ja nüüd tal on juba 4 tätoveeringut, kui mitte rohkem. Nii et emaga me pigem käime koos siis tätoveeringuid tegemas. Kas on mõni tätoveering, mida sa kas just kahetsed, aga võib-olla oleksid tahtnud ikka natuke pikemalt sellele järgi mõelda, enne kui teinud oleksid? Kusjuures ei olegi. Mul on väga vedanud selle koha pealt, et ma olen väga rahul enda tätoveeringutega ja ma pigem olen ikkagi mõelnud pikalt ette, et ma tean, Marti teeb ka alati niimoodi, et enne kui ta teeb endale mingi tätoveeringu, siis ta kujutab ette vähemalt mingi 3-4 kuud seda, kuidas tal on see seal käe peal. Et kuidagi saada harjuda selle ideega enne, kui sa siis päriselt lähed seda tegema. Et jah, mul on selline kuidagi on vedanud sellega, et ma ei ole pidanud ühtegi tätoveeringut veel kahetsema. Kui me läheme nüüd natukene jälle tagasi sellesse, et kui paljude asjadega sa kõike tegeled, et nüüd teeme sellise väikese nipinurga noortele, kuna ikkagi meil on aeg siin ka oma traditsioone alustada, siis kuidas sa planeerid aega? Mina olen üldjuhul selline võib-olla mitte kõige parem ajaplaneerija, vaid mulle meeldib asju jätta viimasele minutile. See on mul alati olnud ja see on mu väga halb harjumus. Ja ma olen õppinud, et see ei tee mu enesetunnet paremaks, sellepärast, et kui ma teen asja kohe ära, siis mul on see tehtud ja ma saan edasi liikuda. Aga kui ma jätan selle viimasele minutile, siis mul on sellega see probleem, et siis see ärevus mu sees lihtsalt kasvab ja kasvab kuni selle hetkeni, kuni ma viimasel minutil selle ära teen. Ehk siis ma veedan rohkem aega ebamugavuses, kui ma tegelikult peaksin. Nii et meil on selline vahva äpp Martiga, mida me kasutame, mille nimi on Notion. Ja Notion on siis, sul on telefonis, sul on arvutis, sul võib see iPadis olla igal pool. Ja see on see äpp, mis aitab erinevaid liste teha, mis aitab sul planeerida enda aega siis võib-olla kõige paremini. Ja teine asi on Google kalender, sest et seda me jagame Martiga, kuna meil on kõik põhimõtteliselt tööasjad on meil tihtipeale on meil koos, siis on hea vaadata, et kas mina pean kusagile minema, tema peab kusagile minema ja see, et meil on kõik mõlema toimetamised on ühes kalendris kirjas, siis see on nagu selline
kõige mõistlikum viis meie jaoks. Kuidas toime tulla stressiga või ärevusega ja siis selle juurde ka lavanärv ja kõik see? Ma arvan, et ongi see, et leida need asjad, mis sinul seda ärevust maandavad. Et minu jaoks on näiteks see, kas siis see, et ma mängin Animal Crossingut või mingit teist videomängu, sest et ma kuidagi lülitun täiesti teisele lainele ära, et kui ma tunnengi, et mul on natukene rohkem stressi, rohkem aeg, siis ma tean, et ma pean leidma aega tegeleda nende asjadega, mis mind maandavad. Et kas see ongi siis podcasti, raamatu kuulamine ja jalutama minek, kas see on Animal Crossingu mängimine või on see heegeldamine. Et mingid sellised asjad, mis ma tean, et minule aitavad kaasa, et kui mul ongi näiteks ühe päeva jooksul 3-4 asja, mis ma tean, et mul on sellised suured asjad, mis mul on vaja ära teha ja see kõik on hästi stressirohke, siis ma tean, et ma pean jätma õhtul aega ka ennast maandada. Ja minu jaoks on ka veel suur asi on siis Headspace. See on üks selline tore äpp, millega sa saad mediteerida. Seal on erinevad siis sellised guided meditations, ehk siis kus sul räägitakse sinuga läbi, ma jään magama õhtuti sellega, et sul on mingid sellised rutiinid paigas, et sa võtad aega iseendale. Näiteks olgu see kas sinu mingi õhturutiin, sinu hommikurutiin, kas sa hommikul ärkad, teed endal teed, teed endal, ma ei tea, hea hommikusöögi. Et pigem ma olen alati ärganud ka hommikuti varem üles, enne kui ma kooli läksin, et ma tean, et ma ei pea kiirustama, et ma saan rahulikult võtta, sest et ma tean, et koolis ma arvatavasti olen stressis, sest et kooliga oli mul väga suur ärevus alati. Et jah, leida lihtsalt aega endale ja teha neid asju, mis sa tunned, et sind kuidagi maandavad kogu selle stressirohke perioodi juures. Mis on selline must have hommiku või õhturutiini asi, mida sa kogu aeg teed, vahet ei ole, kui väsinud sa oled, see tuleb nagu mõnel inimesel hammastepesu, siuke asi, mida just sina teed? Mul on minu näohooldusrutiin, kuna mul on aknene näonahk olnud ja kuidagi praegu viimasel ajal, ma olen just eelmise aasta lõpus, ma käisin kosmeetiku juures ja ma hakkasin uuesti tegelema sellega, et enda näonahk kontrolli alla saada, siis see on see, mida ma pean tegema, sest et kui ma seda ei tee, siis võivad asjad nihu minna, nii et minu näohooldusrutiin, kuidas ma pesen nägu 2 korda ja siis kuidas mul on erinevad kreemid, mida ma endal näkku panen ja tihtipeale ongi ja see must have veel ongi see ka, et ma kuulan alati neid sleepcast'e, kui ma magama jään, ehk siis mingid sellised jutud, kusjuures on väike meditatsioon, et ma tunnen, et kui ma saan sellises rahulikus vaibis magama jääda, siis see on minu jaoks hästi-hästi oluline. Ja hommikuti mul peab olema aega, kui ma pean kusagile minema, mul peab olema piisavalt aega, et ennast rahulikult meikida. Et see ei ole lihtsalt see, et ma nüüd võtan hästi kaua aega enda jaoks, et tal läheb nii kaua aega, et meikida ennast, vaid ma pigem märkangi samamoodi varem ja ma võtan selle aja, et ma saan rahulikult endale pühenduda, et ma tunneksin ennast hästi, sest et tihtipeale, kui kas mul on ebamugavad riided seljas või ma tunnen, et midagi läks natukene nihu sellel päeval, et see aitab nii palju kaasa minu enesetundele ja sellele, kuidas ma ennast hoian sellel päeval, et see on minu jaoks hästi, hästi tähtis võtta aega sellele hommikuti. Kas sul on mõni elumoto või mingi lause, mida sa alati endale meenutad, kui läheb raskeks? Minu ema on mulle alati öelnud, et see, et kui sa hoiad enda ootused hästi madalal, siis sul on palju suurem tõenäosus olla positiivselt üllatunud. Ehk siis kui ma käisingi kas lauluvõistlustel või kui ma olen Eesti Laulul käinud, et siis see on minu jaoks hästi oluline olnud, et ma lähen sinna, mul on hea kogemus, vahet ei ole, mis juhtub, aga mul ei ole ootusi selle jaoks, et ma nüüd pean saama esimese koha seal, sest et kui mul läheb paremini, kui ma üldse oskasin arvata, siis see on minu jaoks juba nii suur võit. Ja teine asi, mida minu isa on mul alati rääkinud, on see, et sa kunagi ei tea, milleks see hea on. Ehk siis, kui mul mingi asi läheb täiesti, ma ei tea, ma ei tea, ei saanud Eesti Laulul seekord poolfinaali, siis mu isa ütleski, et sa kunagi ei tea, milleks see hea on. Et sa kunagi ei tea, mis see väike asi, mis sul halvasti võib minna, et mis sellest tegelikult võib edasi juhtuda, et ju siis pidigi nii minema. Väga toredad mõtteterad. Aga nüüd lõpetuseks, kus sind lähiajal näha saab?
Lähiajal ma arvan, et kõige rohkem sotsiaalmeediast, kui ma ausalt ütlen, sellepärast, et ma lendan septembris nüüd ka, ma ei tea, millal see podcast küll siin laivi läheb, aga ma lendan nüüd mõneks ajaks Ameerikasse jälle, et selles mõttes ma arvan, et sotsiaalmeedial tasub silma peal hoida, kuna see Martiga kokkusaamine uuesti ja kõik see, mis me veel kavatseme teha, et see kõik tuleb väga huvitav. Ehk siis tasub pilk peale visata ja tuleb kindlasti põnev reis. Ja võib-olla tuleb uut muusikat ka varsti. Eks me näe. Nüüd aga lõpetuseks meil on väikesed kindlasti promominutid, aga kingitus.ee, meie imekallis sponsor, on välja pannud siis sinule ja mõnes mõttes ka Martile väikse elamuse teile kahele. See on väga palju erinevaid valikuid, ise saate valida. Lähete spaasse, lähete koos kuskile restorani, seal on väga lai valik ja kinkekaardid kestavad 3 aastat, nii et kuupäeva pärast ei pea muretsema. Super, suur aitäh! Aitäh, et sa meile külla tulid. Väga tore oli. Teile kõigile see episood nüüd läks üles 3. septembril, kui teie seda vaatate. Järgmine episood tuleb üle nädala pärast ehk teate, ma ei oskagi teile ausalt öeldes täpselt kuupäeva öelda hetkel. Aga ka järgmises podcastis meil on tulemas väga põnevad külalised ja väga põnevad jututeemad, nii et soovitan kalendrisse ilusti kirja panna ja tulla taas meie podcasti lainele. Aitäh teile!